tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Vaatame, mida tahavad täna kaardid teile öelda. Mida te peaksite teadma. Vaatame, mida kaardid tahavad teile öelda täna. Mida te peaksite kindlasti teadma. Nii. Mis siin on siis? Ütleme niimoodi, et praegu on teil rahaliselt raske aeg. Mingisugune, finantsiliselt raske aeg. Te ei taha isegi selle peale mitte mõelda. Sellepärast, et piisavalt ju raha ei ole. Te isegi ei julge mingisuguseid kaugele ulatuvaid unistusi teha. Lootused justkui kustuvad tänu sellele. Emotsionaalselt olete ka endast väljas. Siukene kehva tuju on teil. Mida tahavad kõrgemad jõud teile öelda? Praegu ma saan aru, et nad hakkavad hoopis teid kirjeldama. Okei, las siis olla. Las siis kõrgemad jõud kõigepealt kirjeldavad teid. Ja siis vaatame, mis neil siis öelda on. Aga praegu teil on jah rahalised raskused, ei taha selle isegi mõelda. On võtnud igasugused lootused üldse tuleviku suhtes. Nii. Tundub, et te armastuses hiljuti pettusite. Keegi, kes teile meeldis, selles inimeses te hiljuti pettusite. See oli kohe, nagu oleks teil roosad prillid eest ära võetud. Nii. Siin. Siin on jälle mingisugused rahalised kaotused. Üldse asjades on täiesti siukene segane olukord. Peres võib-olla on probleemid, mingisugused konfliktid on teravalt üles tulnud. Võib-olla selle sama torni pärast, sest te olete armukade. Ma ei tea, mida te ju mille suhtes te selle inimesega pettusite. Ja samas te mõtlesite, et issand, kui hea tegelikult see asi välja tuli. Et seal oli nii palju varjatud asju, peidetud infot. Võib-olla teie silmis ka siis vale käitumist on ju, kui niimoodi võtta. Et ühtepidi olete lõpuks ka rõõmus, et see asi välja tuli. Aga see ei tähenda, et see teile šokki ei tekitanud. Nii. Mis siin veel on? Stabiilsus ikka järjepidevalt nagu puudub teil. Ei suuda vastu võtta õigeid otsuseid. Lootused nagu justkui luhtuvad.
ikkagi on risk, et mingid plaanid lähevad äkki nagu luhta. Et te teete ka tänu sellele tõesti mingeid valesid samme. Siin on nagu ebaaus võitlus, pinged, konkurents ilma igasuguste reegliteta ja keeldumine muuta oma elu paremuse poole. Ka laiskus, iseendas kahtlemine, kinnisus ja üksinduse tunne. Tegutsemine mitte armastava tööga, motivatsiooni puudumine. Jah, päris kurb on see. Ma lihtsalt loen neid tähendusi, aga need on nii pisikesed siia kirjutatud. Et eks iga kaardi tegija paneb omad põhjused siia. Kas nad nüüd kõigiga alati täide lähevad või täppi lähevad. Lihtsalt see tekst on nii pisikene, et mul annab seda kribu-krabu siin lugeda. Ja see võtab mul ära jällegi sellise tähenduse lugemine on ju. Vahest on hea lugeda, sest mul ei ole alati kõik meeles. Aga see võtab mul ära selle infovoo. Aga ma ei ütle, et need kaardid, nad ei valeta, aga lihtsalt mul see infovoo, ta kärbib ära praegu lihtsalt. Tahtsin proovida, kas ma saan nende kaardidega teha, aga väga raske, kui see informatsiooni tekst, et ta on nii pisikeses kirjas siin, et no täitsa lõpna. No siin on ikkagi, ma ei tea. Te ei ole jah oma tööga üldse rahul, te mõtlete, mida teha, et äkki üldse sealt töökohast minema minna. Teil oli niigi siin rahaga probleeme, suuri probleeme. Nii, vaatame veel. Ma pidin üle segama. Mida kaardid siin teie kohta räägivad praegu? Mida kaardid teie kohta räägivad siin? No siin ütleb, et kellegi meesterahva suhtes ikkagi nagu oligi, et kuidas ma ütlen, ebaõnnestunud romaan, konfliktid, nagu lahkuminek, materiaalsed raskused, igasuguse rõõmu puudus, väsimus ja siin on kuu, eks ole. Võib-olla see on ikkagi selle sama asjaga seotud, et te olete nüüd nagu selles mehes nii pettunud ja te tahate seda pettumust automaatselt laiendada ka teiste meeste suhtes, kes teie ellu nagu on tulnud või lihtsalt kas siis teil on vaja lihtsalt suhelda mõnede meestega. Ja kuna teil see valu on nii suur, mis te nüüd saite, te laiendate seda ka teiste meeste peale. See on nagu niimoodi praegu. Vaatame veel, mida kaardid teist räägivad. Oi jah. Ei, tegelikult, ta näitab nagu lõpptulemust. Tegelikult te leiate selle õige mehe, kes mõtleb õieti, kelle peas ei ole mingi vale mõte, kes on hästi aus, otsekohene, kes teab täpselt, mida ta tahab. Et see mees tegelikult tuleb teie ellu. Praegu teil on kõik jäsukene ligadi-logadi elu on nagu laiali paisatud justkui tükikesteks, et iga päev pean neid tükke kokku korjama, et saada pusle kokku, on ju. Aga tegelikult ta näitab, et tulevikus te leiate selle oma õige mehe ülesse. Ma ei tea, kuidas see tuleb, aga ütleb, et õiglaselt, sest te olete selle õige mehe ära teeninud. Kui te nüüd tundsite ära, et see oli teie teema. Vabandust, et ma siin nii pikalt hoian, sest ma üritan seda teksti lugeda, aga
see on nii kribu-krabu, et no täitsa võimatu. Muidu ma tavaliselt ju niimoodi ei pea neid pause, aga noh. Nii, mis siis tahavad kaardid teile öelda, mida teie peate teadma? Kui te nüüd aru saite, et see käis teie kohta, mida tahavad kaardid teile siis öelda? Mida tahavad kaardid teile öelda? Siin ikkagi see tuleb, see mõõkade kuningas teie ellu ja ta ei lase ennast teil maha teha, kui te tahate temaga manipuleerida. Pigem tema manipuleerib oskuslikult, nii nagu tema, see ei ole mõõkade kuningas, see on karikate kuningas. Aga ikkagi, nii, mida tahavad, et tuleb karikate kuningas, ta kaitseb ennast, ta ei lase endale halba teha. Aga teie, kui me teie sellest iseloomust aru saite, te olete praegu, nagu ma ütlesin, igasuguse ettejääva mehe peale väga vihane, kannate, ütlete otse välja üldse, mis teil mõttes on, täiesti lambis, nagu võtate kõik filtrid ka vahelt ära, tulistate, panete puusalt kohe ja ilmselgelt te teete sellele mehele haiget, see mees ei ole ära teeninud sellist raevukat, kas viha või sõimu või kohe otse ütlemist, et mida te kõik mehed siin mõtlete ja nagu ma ei tea, kas te nii ütlete, võib-olla te ütle nii, aga see tuleb väga vihaselt teie suust. Te panete täiesti otse kohe. Te isegi ei kavatse ennast sõnades tagasi hoida. Aga mul on tunne, et see mees saab ilma asjata teie käest nii-öelda. Nii. Mida tahab kaardid öelda teie jaoks? Mida te peate teadma? Nii. Vaata, öeldaksegi, et kes siin võidab, on ju, et ei tasu olla nii enesekindel siin teatud asjades, on ju. Et te olete nagu lühinägelik, te ei näe alati kõik asju ette, sest see olukord tuleb täiesti uus, ütlevad kõrgemad jõud. See ei ole see, millega sina nagu harjud on ju, kuidas mehed sinuga käituvad. Ei, see on hoopis teistsugune mees ja see ilma asjata sõimasid tal näo täis. Sa olid liiga lühinägelik, sa ei tea veel pooligi asju, sa ei tunnegi seda meest, on ju, ja sa käitud temaga niimoodi, et oota, on ju, me näitame sulle võitu, et see mees saab võidu sinu üle, aga me näitame seda, kuidas. Aga sina nagu ei käitunud selle mehega õieti, on ju, pahandavad nagu kõrgemad jõud teiega. No see, kellel on see niimoodi, ega siis see ei ole ju kõigil, see on üldine. See on lihtsalt üldine ladumine, nagu te aru saate. Nii, mida tahavad kaardid teie kohta edasi öelda? Nii, esialgu, te üritate, ma ei tea, mismoodi siis kuidagi seda suhet luua, kuidagi parandada oma suhtlemist. Aga te jõuate, see armastus ja see fluidu, mis sellest mehest tuleb, te lihtsalt jõuate, te ei suuda vastu hakata selle mehe ilule, selle mehe tõmbele, sellepärast, et see mees hakkab teid kohe nagu see mees hakkab kohe teile meeldima ja küll te üritate ikka jalgu vastu maad panna, et ei, ma ei lähe selle armastuse lõksu, ma ei lähe selle mehe ilu lõksu, ei, ma ei lähe, on ju, jalad maas, ei, ma ei lähe, aga ikkagi nagu armuta ära, on ju, küll te punnite vastu ühte ja teistpidi. Sest siin ma saan aru, et te olete määratud, et teist saaks perekond. Aga teie punnite vastu, sest teie viha on päris värske, on ju. Nii, mis siin edasi saab siis? Te ajate selle probleemi nagu nii suureks, on ju. Te nagu tõrgute sellele nii kohutavalt vastu. Läheb aega ja te olete ikka veel sellises vastasseisus. Kaitsete ennast täielikult, on ju, et ei tule sammu siia poole. Nii, mis siis edasi saab, te olete ikka kaitses. Aeg läheb. Siin on võimalus, et äkki see olukord läheb paremaks, on ju. Võib hästi kiiresti isegi paremaks minna. Näh. Aga miks ta näitab siin kaotust, et samas olete nagu nii kurb, mille üle siis, mille te siin nüüd kaotate? Te
teate, teate, miks te olete kurb? Täitsa naljakas. Te olete kurb, et te jäite selles mängus kaotajaks selle mehe suhtes, sest teil on tohutu tõmme selle mehe suhtes ja te lõpuks olete nagu nõus tema naiseks saama. kuninganna. Vau. Vaata kui huvitav. Vaata kui huvitav. Sihukest asja ma küll ei oodanud. Nii, nüüd te jätate siis omad need halvad emotsioonid jätate maha lõpuks, rahunete maha. Aga te ei taha ikkagi veel vaadata tõele silma. Sihuke egoism on ikka nii laes, on ju. Okei, et ma saan su naiseks, aga ega ma ei tunnista sulle seda, et sa mind võitsid. kuidagi umbes niimoodi. Nii. Mul on ikka hea elada küll seal, et mul on küllus, seal on kõik olemas. Ma olen õnnelik, aga ma ei tunnista seda, et ma õnnelik olen, on ju. Müntid 9, mõõkade 2 ja päike, on ju. Mul on hea olla, aga ma ei tunnista seda. Ega ma ei näe ka seda, on ju. No te näete, aga te ei taha tunnistada seda, et näed, ta võitiski selle mängu minu suhtes, et mina jäin kaotajaks. Ja tegelikult läheb teil elu päris hästi lõpuks edasi selle mehega. Aga te esialgu nii punnite vastu, issand, kuidas te punnite vastu. Et oi. Väga huvitav. Okei, seekord oli siis selline ladumine. Aitäh teile, et te vaatasite, et te kuulasite. Pange palun like, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tellijad, vajutage palun telli nuppu, vajutage musta kellukest, siis edaspidi tulevad teil alati teavitused, kui ma olen uue video üles pannud. Aitäh teile kõigile ja jääme jälle nägemiseni.